Halleluuja. Tänu taevaisale. Jumal on hea. Ma tahan teid lohutada, et Jumal on see sama eile, täna ja igavesti. Tema ei muutu mitte kunagi. Jumal on nii hea kui halval ajal see sama. Hebrea 13.8, kirjas heebrealastele 13.8 on üks kirjakoht. Seal on kirjakoht, et Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Heebrealastele 13.8. Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. See tähendab, et Jumal ei muutu. See tähendab, et Jumal on see sama nii heal kui halval ajal. Et tema on see sama kogu aeg. Meie muutume, meie peaks muutuma, aga Jumal ei muutu. Roomlaste kiri 10. peatükk. Kirjas roomlastele 10. peatükk salmist 11-13 on kirjas, et mitte üks, kes temast usub, ei jää häbisse. Mitte ükski. Ja salmist 12 ütleb, siin ei ole erinevust juudi ja kreeklase vahel. Siin on erinevust mitte kellegi vahel. Iga üks, kes usub temasse, ei jää häbisse. Tema on rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüavad. Tema on rikas kõikide heaks. Minu heaks, sinu heaks. Tema aitab meist igat ühte. Ta ei jäta meid mitte kunagi üksi. Mitte kunagi ei ole nii, et ta ei kuule või mõtle või vaata meie peale. Iga üks, kes usub temasse, ei jää häbisse. Ja iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Iga üks. See käib kõikide kohta. Minu ja sinu kohta. Kui mina usun temasse, ma ei jää häbisse. Kui mina hüüan appi tema nime, siis tema päästab meid. Halleluuja. Ja Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Riias oli nüüd Euroopa Baptiste nõukogu kokkusaamine, koosolek ja Eesti esindus käis ka seal. Ja Eestis oli päris suur esindus seal. Ja Erki Tamm pani kirja sellised asjad. Ta tuli tagasi sealt ja ta pani kirja sellised asjad. Ta ütles niimoodi, et praegu on Ukrainas lõpetanud töö 200 baptisti kogudust. On lõpetanud töö sõja tõttu. 46 kirikut on purustatud. 46 kirikut on ära lõhutud. 120 pastorit, diakonit on teenistusse võetud. Aga nüüd kuule. Ta ütleb, kuid kõige selle keskel tegutseb Jumal. Viimase 3 kuu jooksul on ristitud 2300 inimest. Viimase 3 kuu jooksul sõja keskel on ristitud 2300 inimest. Mu kallid, Jumal on see sama nii heal kui halval ajal. Tema ei jäta meid. Mina olen selles mõttes väga hea näide. Üllas on isegi veel parem näide. Üllas on terve oma elu teeninud kirikus, kui oli kommunistlik režiim. Ometi ta uskus. Ja mina sain päästetud Nõukogude Liidu sõjaväes. Murmanskis. Kus ei olnud kirikut. Kus Jumala sõna oli keelatud kuulutada. Ometi Jumal päästis mind seal ära. Jumal sünnitas mind uueks seal, kaugel Venemaa. Siis oli Nõukogude kord, kes ei lubanud tulla Kristusel võimule. Jumal on igal pool see sama, tema ei muutu. Ja praegu Ukrainas samamoodi sõja keskel on 2300 inimest ristitud. See on päris palju. See on muidugi Ukraina suur riik, aga ikka on see palju. Kiri heebrealastele 1. peatükk on kirjas, salmist 10 alates. Kiri heebrealastele 1
ja ma loen 10 kuni 14. ta ütleb niimoodi, et sest sina, issand, oled alguses rajanud maa ja taevad. Ja taevad on sinu kätetöö. Need hävivad, aga sina jääd seisma. Sest nad kõik kuluvad nagu kuub. Sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue ja nad muudetakse. Aga sina oled ikka see sama ja sinu aastad ei lõppe. Mu kallid, kui ümberringi maa olukord muutub, kui ümberring kõik muutub, Jumal on ikka see sama. Tema tahab meid päästa, tema tahab meid õnnistada, tema tahab meid välja tõmmata sellest pimedast maailmast. Tema tahab meid hoida, tema tahab meid kaitsta. Jumal on see sama ka täna. Tema ei ole muutunud. Ükskõik, mis kord on või tuleb, Jumal on see sama. Ta ütleb, et maa muudetakse, aga sina oled see sama. Meil on juba 2 kirja kohta, kus räägib, et Jumal on see sama. Tema ei muutu. Ja kus on 2 või 3 tunnistajat, see on tõde. Ja see on nii. Meie Jumalaga on nii. Tema on hea algusest lõpuni. Tema on muutumata algusest lõpuni. Tema tahab meid päästa, tema tahab meid aidata. Aga mis on meie osa? Teine ajaraamat 7 on üks kirjakoht, mis peaks meil nagu peas olema. Teine ajaraamat 7, slaid 14 ütleb, aga kui siis minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast, annan andeks nende patu ja säästan, tervendan nende maa. Meie osa on mis? Meie osa on alanda ennast, palu Jumala poole, palveta Jumal aita. Jumal, ma hüüan sinu nime appi. Kirjas Roomlastele 10 me lugesime, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Jumal tahab meid päästa, Jumal tahab meid muuta, Jumal tahab meid õnnistada. Aga meie osa on, peame ennast alandama, peame paluma, otsima Jumala palet ja pöörduma ära oma kurjadelt teedelt. Sest inimene, me näeme praegu Ukraina sõjas, et inimene ei ole ainult hea. Inimeses on väga palju kurja. Ja see, mis praegu seal toimub, see on ka Eestiga enne toimunud. Ka Eestimaalt on need repressioonid üle käinud ja see ei ole mitte hea. Aga Jumal tahab meid päästa, Jumal tahab meid muuta. Sõltumata maa korrast on Jumal see sama. Meie peame ennast alandama Jumal ette ja paluma, Jumal aita mind, Jumal päästa mind, Jumal anna mulle tarkust, Jumal muuda mind enda sarnaseks. Jumal ütleb, kui minu rahvas alandab ennast ja palvetab ja kui nad pöörduma kurjadelt teede otsivad minu palet, siis ma kuulen taevast, annan andeks ja säästan ja tervendan nende maa. Kui meie palvetame, meie hüüame Jumala poole, Jumal, siin ma olen, aita sina mind. Siis Jumal kuuleb, Jumal aitab, Jumal õnnistab. Ta on seda teinud juba aastatuhandeid ja teeb täna see sama. Sest Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Tema ei muutu. Teise Timoteuse kirjas 2. peatükk on veel üks kinnitus selle kohta, et Jumal on see sama. Teise Timoteuse 2:13 ütleb, et isegi kui meie oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest tema ei saa ennast salata. Nüüd, see on üks väga hea märk. See on, Jumal on meid kõiki loonud ema ihus. Mitte keegi meist siin ei ole juhuslikult sündinud. Me kõik oleme Jumala poolt ema ihus valmistatud ja vormitud. Ja nüüd, kui me oleme siin ilma sündinud, siis meil on siin Jumala perre. Aga Jumal ütleb, kui meie oleme uskmatud, jääb tema ikka ustavaks. Jumal iga inimesega teeb kõik, et iga inimene tuleks läbi Jeesuse Kristuse tema juurde tagasi. Sest tema jääb ustavaks.
Piibel ütleb, sest ta ei saa ennast saata. Ta ei saa ennast muuta. Ta ei muuda ennast. Jumal tahab, et iga inimene tuleks tagasi tema juurde. Ta on selle pärast läinud Golgata ristile. Ta selle pärast võttis enda peale meie süü ja patu, et meid tagasi juurde enda juurde. Jumal ütleb, et tema jääb ustavaks. Tema teeb kõik, et iga inimene tuleks tema juurde. Apostel Paulus ütles, ma olen kindel, et tema aitab mind oma taevasse kuningriiki. Ja ta on mulle valmis pannud pärja, ei mitte ainult mulle, vaid kõigile, kes armastavad teda, kes armastavad tema ilmist, kes ootavad, kes otsivad, kes palvetavad tema poole. Jumal päästab nad. Jumal õnnistab neid. Sest tema ei muutu. Laul 87. Laul 87. Kohe vaata, mis salm ta siin on. Laul 87 ütleb, et Jumal loeb ära, kui ta oma, see on salm 6. Et Issand loeb ära, kui ta oma rahvast raamatusse kirjutab. See on seal sündinud, see on seal sündinud, see on seal sündinud. Ja ta paneb kirja oma taevasse raamatusse. Üks väga hea kinnitav kirjakoht, et kas sina oled kirjas eluraamatus, on kirjas Filiplastele 4. peatükk. Kirjas Filiplastele 4. peatükk ja ma loen salmist 3. Ma loen salmist 3-9. Ja vaata, mis Jumal ütleb siin. Ja ta võtab seda kui isiklikult endale. Jumal ütleb, ja ma palun sind, aus teekaaslane, kes oled võidelnud evangeeliumi eest koos minuga. Sa oled võidelnud koos minu teiste kaastöölistega, kelle nimed on eluraamatus. Piibel nimetab meid teekaaslaseks. Ja Jumal kutsub üles meid võitlema evangeeliumi eest. Ja ta nimetab, et meie nimed on eluraamatus kirjas. Ja ta jätkab, olge ikka rõõmsad. Taas või olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigi inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtegi, vaid kõik teie vajadus saage kõigest Jumalale teatavaks koos tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Siin ta ütleb jälle nagu ajaraamatus, et palvetage. Palvetage Jumala poole. Tänage taeva isa. Selle eest, mis teil juba on. Kui sul on kodu, kui sul on pere, kui sul on lapsed, kui sul on piibel, täna Jumalat selle eest. Täna Jumalat kodu eest, täna Jumalat piibli eest. Täna Jumalat, et Jumal pole sind jätnud. Tema kõrvad on sinu palvetamise poole. Tema silmad on sinu peal, et sind aidata. Jumal ütleb Uues Testamendis, kõik saagu Jumalale teatavaks koos tänu ütlemisega. Ja Jumala rahu, mis on ülenud kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Jeesuses Kristuses. Kõik, mis on tõene, auväärne, sellele mõelge. Ja mis te olete õppinud ja näinud minult, seda tehke ja rahu Jumal on siis teiega. Halleluuja. Mu kallid, ma tahan teid kinnitada ühe salmiga Ilmutuse raamatus 3. peatükk. Ilmutuse raamat 3. peatükk on kiri kogudusele. Ja siin ta ütleb salmist 5 ja 6, et kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust, vaid ma tunnistan tema nime isa ees ja inglite ees, kel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudusele. Kallid, Jumal tahab meid rõivastada valgete rõivastega, pühade rõivastega. Tema ei kusta meie nime ära eluraamatust. Aga ta ütleb, kes võidab. Meil on võitlus siin maailmas. Me peame valima, kummal pool me oleme. Kas siin või seal. Vali Jumal, vali elu, vali tõde. Alanda ennast Jumala ette ja palveta tema poole. Jumal aita mind, Jumal õnnista mind, Jumal muuda mind. Jumal on ustav lõpuni. Tema ei jäta meist mitte kedagi. Tema ei muutu ja tema on see sama.
eile, täna, igavesti. Ja kes võidab, seda ma riietan valgete rõivastega. Ja ma tunnistan tema nime oma isa ees ja inglite ees. Ja teate, mis on inglite kohta öeldud? On öeldud, inglid on teenijad vaimud, kes on läkitatud abistama neid, kes pärivad õndsuse, kes pärivad taevariigi. Jumal on inglid läkitanud sind aitama. Jumal on inglid läkitanud mind aitama. Jumal on oma inglid iga inimest aitama, et me päriksime taevase kuningriigi. Kas ei ole võimas? Kus Jumal on nii tugevasti meie poolt, et ta oma inglid pannud seisma meie selja taha, et nemad aitaks meid, et nemad hoiaks meid, et nemad kaitseks meid. Mu kallid, need inglid ei ole mingid nännimunid. Inglid on võimsad sõjamehed. Vanast testamendis lugu oli, kus üks ingel lõi maha, palju see oli 200 000 meest. 180 000 või palju seal oli. Jah, et seal oli ikka päris suur, üks ingel lõi maha 180 000 sõjameest. Jah, vaata kui võimas on see ingel, kes on pannud sind kaitsma ja hoidma. Inglid on teenijad vaimud läkitatud abistama neid, kes pärivad õndsust. Ja siin ütleb, et ja Jeesus tunnistab meil oma isa ja inglite eest. Halleluuja. Nüüd ma tahaks korraks tulla tagasi Heebrea kirjas heebrealastele 13 peatükk. Ja ma tahan lugeda siit mõned salmid sellest samast peatükist. Ja siin ta toob ühe väga tugeva asja välja. Kas teate, et vanasti iga leping kinnitati verega? Iga ohver kinnitati verega. Piibel ütleb, ilma verd valamiseta ei ole andeks andmist. Ja samuti Jeesus suri Golgata ristil, ta tegi meiega uue lepingu ja ta kinnitas selle oma verega. Ja mu kallid, Jeesuse veri ei ole mitte tavaline veri. See on igavene veri, see on jumalik veri, see on jumalik lepingu veri, mida Jumal valas kinnitades meie lepingut temaga. Ja vaata, ma loen heebrealastele 13. Ja ma loen salmist 5, 12 ja 20. Ja Jumal ütleb nii. Teie eluviis olgu raha ahnuseta. Jääge rahule sellega, mis teil on, mis teil juba on. Jumal on juba meile andnud palju. Ta on meile elu, ta on meile kodu, ta on meile piibli andnud, ta on meile pere andnud, ta on meile kogudus andnud, ta on meile palju andnud juba. Jumal ütleb, et olge tänulikud selle eest, mis teil juba on. Ja vaata, mis edasi jätkab. Sest tema on ütelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Me võime julgesti öelda, issand on minu abimees. Mul ei ole mitte midagi karta. Ja mida võib mulle inimene teha? Salmis 12 ütleb, sellepärast ka Jeesus on enese vere läbi endale pühitsenud rahvast ja on kannatanud väljaspool väravat. Ta on iseenese vere läbi endale pühitsenud rahvast. Ta on meid pühitsenud endale oma vere läbi. Jeesuse vere läbi avati meile tee pühamasse paika. Tema tegi seda, et meid päästa, et meid pühitseda, et meid õnnistada. Salmis 20, heebrealastele 13:20. Aga rahu Jumal, kes igavese lepingu verega on surnuist üles toonud meie suure karjase, meie issanda Jeesuse, valmistagu teid kõige seas tegema tema tahtmist. Ja saatku korda meie sees see, mis on temale meele pärast, Jeesuse Kristuse läbi. Jeesus on enese vere läbi meid pühitsenud enesele. Et meie oleksime õnnistuseks siin maa peal teistele. Ja ma loen veel, ma loen heebrealastele 12 peatükk. Heebrealastele 12 peatükk. Ja ma loen salmist 22-24. Heebrealastele 12, 22-24. Vaid teie olete nüüd täna tulnud
Sioni mäe juurde, elava Jumala linna, taevase Jeruusalemma juurde, kümnete tuhandete inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas ja Jumala kõigi kohtumiste juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Jeesuse veri on avanud meile ukse taevasse. Jeesuse vere läbi me oleme pühitsenud Jumalale. Jeesuse vere läbi on kinnitatud uus leping minu ja sinu ja Jumala vahel. Et Jumal ei jäta meid, et Jumal ei hülga meid, et Jumal kannab hoolt meie eest. Et tema on see sama eile, täna, igavesti. Meil on Jumalaga igavene leping. Ja see leping ja see veri täna räägib sinu eest taevast. Et sa võid tulla, et sa võid saada abi Jumala käest. Et sa võid julgelt tulla Jumala juurde ja Jumal aitab sind. Jumal tahab meid aidata, Jumal tahab meid õnnistada. Tema ei muutu, ta on sama. Eile, täna, igavesti. Mulle väga meeldib Jesaja, üks peatükk, Jesaja 55. Jesaja 55 on armastus ainult kõigile. Armastus ainult kõigile. Ja ma loen. Jumal ütleb, et lugege Jumala sõna ette auguduses. Ja ma loen Jumala sõna. Ja see on Jesaja, prohvet Jesaja Vanast Testamendist ja peatükk 55. Ja ma loen salmist 1-10. Ja vaata, mis Jumal ütleb siin. Ta alustab siin nagu Rootsis on vist hei öeldes, kui nähakse. Ja see on hei. Jumal ütleb sinna hoi. Ja Jumal ütleb sinna hoi, kõik jänused, tulge vee juurde. Ka seegel pole raha, tulge ja oske ja sööge. Tulge oske ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks te vaete raha selle eest, mis ei ole leib? Miks te annate oma raha selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, ütleb Jumal. Ja te saate süüa head ja ennast kosta rammuste roogadega. Pöörake oma kõrv ja tulge minu juurde, ütleb Issand. Kuulake mind, siis on teil edu. Ja ma teen teiega igavese lepingu, samasuguse nagu mulle osadus Taavetiga. Vaata, ma panin tema rahvale tunnistajaks, rahvaste juhiks ja käskijaks. Näe, ka sina hakkad kutsuma rahvaid, keda sa ei tunne. Ja rahvad, kes sind ei tunne, jooksevad sinu juurde, sinu Issanda, su Jumala päästja pärast ja Iisraeli püha pärast. Sellepärast, et tema sind austab. Jumal tahab meid austada. Otsige Issandat, kui ta on leitav. Hüütada, kui ta on ligida. Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöörduge Issanda poole, siis tema halastab teie peale. Pöörduge meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemad, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ja kandvaks, et see annaks külvale seemet ja sööle leiba. Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub minu suust. See ei tule tagasi tühjalt mu juurde, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Kas ei ole võimas, et see Jumala sõna elab täna, see Jumala sõna töötab täna, see Jumala sõna õnnistab täna. Aga meie peame jätma selle oma. Peame pöörduma tema poole. Läbi terve piibli, Jesaja ja ajaraamat ja Uues Testamendis Jumal ütleb, õel jätku oma tee ja pöörduge Issanda poole, sest tema annab palju andeks. Ja tema tahab anda meile päris elu. Aga meie peame pöörduma tema poole. Jumal ei määri ennast nagu need mõned mustasest kaubitsejad tänaval tulevad ja osta see ära ja ei lähe üldse ära, muudkui määrivad ja määrivad, osta ära. Ma ei taha, ikka nad osta ikka ära. Jumal ei tee niimoodi. Jumal ei ole meil nagu hagijas taga, vaid Jumal ütleb, ma panen sinu ette, sina vali elu.
vali Jumal. Mina õnnistan, mina aitan, ma annan palju andeks. Aga meie peame valima. Jumal tahab meid õnnistada, Jumal tahab meid aidata, Jumal tahab meid toetada. Esimese Johannese kiri, 2. peatükk, ütleb, et maailm kaob ja tema himu. Aga see, kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Maailm kaob ja tema himu. Aga see, kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Kui sa tahad püsida igavesti, hoia Jumala ligi. Mulle väga meeldib ikka see kiri heebrealastele, ma tulen korra tagasi sinna jälle. Kiri heebrealastele 7. peatükk, salmist 24 ja 25 ütleb, et Jeesusel on igavene preestri amet. Ta ütleb niimoodi, et Jeesusele selle tõttu, et ta jääb igavesti, on talle antud muudetamatu preestri amet. Ja nüüd kuula, mis Jumal ütleb sinu kohta, salmist 25. Just sellepärast ta võibki päriselt päästa need, kes tulevad Jumala ette tema läbi, ise elades aina selleks, et nende eest paluda. Jeesus elab ainult selleks, et minu eest paluda. Jeesus elab ainult selleks, et sinu eest paluda, et sind päästa, et sind aidata. Aga sina pead tulema. Jumal, siin ma olen, aita mind. Jumal, siin ma olen, õnnista mind. Jumal, siin ma olen, muuda mind. Efeslaste 2. peatükk, salmist 4-9 ütleb, et aga Jumal, kes on rikas alastuselt, on meid koos Kristusega elavaks teinud oma suure armastuse pärast. Ta nõnda on meid armastanud, et oma poja andis meie eest, et mitte üks, kes tema usub, ei saaks hukka, vaid oleks igavene elu. Ja siin ütleb, et ta on meid oma suure armastuse pärast elavaks teinud. Kuigi me oleme surnud oma üleastumistes, armu läbi te olete päästetud. Ja nüüd on ta meid koos temaga üles äratanud ja asetanud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratut rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu. See ei ole mind teist ennastest, see on Jumal ainult. Mitte tegudest, et ükski saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud hea tegu tegemiseks, nii nagu Jumal on juba meile ette seadnud, et me teeksime seda. Mu kallid, Jumal on meid vorminud, tema on meid valmistanud. Temal on plaan iga inimese jaoks. Aga et see plaan saaks avalikuks, peame alandama ennast Jumala vägeva käe alla, et tema ülendaks meid. Peame paluma, et me saaksime. Peame otsima, et me leiaksime. Esimene kiri Korintlaste 6. peatükk, salm 17 ütleb, aga kes hoiab issanda poole, on üks vaim temaga. Mis Jumal tahab, et me teeksime? Et me hoiaksime issanda poole. Et me paluksime teda, et me otsiksime teda. Jumal ütleb, kes hoiab issanda poole, on üks vaim temaga. Kas see ole võimas tõotus? Kui sa hoiad issanda poole, saad sa üheks temaga. Siis ei ole mitte enam sina, vaid on Jeesus Kristus. Ja mu kallid, meil ei ole teist teed. Apostelide 4. peatükk, salmist 12 ütleb, et ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetakse, kui vaid Jeesus Kristus, meie issand, kes iganes appi hüüab tema nime, päästetakse. Halleluuja. Et kui sa täna tunned Jeesus Kristust, ole tänulik selle eest. Kui sul täna on Jumala sõna, ole tänulik selle eest. Kui sul täna on kogudus, kus käia, ole tänulik selle eest. Kui sul täna on õed, vennad kõrval, ole tänulik selle eest. See on nii suur asi.
Halleluuja. Ja ma tulen jälle tagasi kirja roomlastele 10. peatükk, sest pühakiri ütleb, mitte üks, kes temast usub, ei jää häbisse. Ja siin pole erinevust juudi ja kreeklase vahel, sest see sama on kõiki issand, kes on rikas kõikide heaks, kes teda appi hüüab. Sest igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Jumal on see sama, nii heal kui halval ajal. Jumal on see sama, nii sõja kui rahu ajal. Jumal ei muutu. Ta on see sama eile, täna, igavesti. Tema tahab meid aidata, tema tahab meid õnnistada, tema tahab meid hoida. Kallis kogudus, ma tahan tuus teiega palvetada. Palume koos. Võime tõusta, võime istuda, aga palume koos Jumala poole, et Jumal meid hoiaks ja kaitseks. Kallis Jumal, me täname sind, et sa oled meil andnud oma sõna. Kallis Jumal, me täname sind, et sa oled oma poja andnud surma meie eest, et meie peaks surema, et meie peaks surma maitsma. Sa oled oma poja vere valanud meie eest ja läbi selle avanud teege pühamasse paika, et me saame tulla sinu juurde ja saada osa sinu pühadusest, saada osa sinu loovusest. Ja see ei ole mitte meist, vaid see on Jumala and. See pole mitte meie tegudest, vaid see on sinu and, et me võime tulla sinu juurde. Jumal, me täname sind sinu armuanni eest ja me palume, aita meil osa saada sinu armust üha rohkem ja rohkem. Jumal, me palume, et sinu armu läbi me saaksime teha neid tegusi, mis sa meile igaühel oled plaaninud. Jumal, õnnista meid ja aita, et sinu loomus ja sinu plaan saaks osaks meie eludes. Ja kallis Jumal, me tahame paluda siia lõppu selle palve, mida sina meile õpetasid. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu ja sinu tahtmine sünnib. Me igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu pärad, riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja kallis kogudus, sa võid praegu paluda oma sõnadega, mis sinu südames on. Ja võid paluda Jumala ette tõsta kõik, mis sul on. Sest mitte keegi häbisse ei jää, kes hoiab issanda poole. Ma alustan ja pärast igaüks saab oma palvet paluda Jumala poole. Kallis Jumal, me täname sind Valga Betaania koguduse eest. Jumal, õnnista kõiki liikmeid ja sõpru, kes siin on. Õnnista kõiki liikmeid, sõpru, kes kodus on. Õnnista ja aita meid kõik.